Iraan tunnistab läbikukkumist, pommitades Pärsia lahe veeallikat ja viib sõja piirkonda, mis toetab miljonite inimeste elu. 2026. aasta 17. juuli hommikul tabas Iraani rünnak elektritootmise ja magestamise jaama, põhjustas tulekahju, tekitas olulist kahju ja võttis mitmed elektritootmisüksused tööst välja. Tuli saadi kontrolli alla, tehnilised meeskonnad sisenesid objekti territooriumile ja hädaolukorra plaanid käivitati. Tuli saadi. Rünnak toimus ajal, mil Ameerika Ühendriigid laiendasid pommirünnakuid sildade, lennujaamade, ranniku seiretaristu ja sõjaliste marsruutide vastu Iraani lõunaosas. Hormuzi väinas surve all, kui laevadele mindi pardale ja nende logistika katkestati, otsustas Iraani režiim rünnata rajatist, mida kasutati merevee muutmiseks joogiveeks. See on jõhker eskalatsioon, sest umbes 90% Kuveidis tarbitavast veest sõltub soolavee magestamisest. Tulekahju ei tabanud ainult tehnilist rajatist. See oli kõrbriigi igapäevase ellujäämise keskne osa, kus pikk katkestus võib mõjutada kodusid, haiglaid, tööstusi ja avalikke teenuseid. Teheran püüdis vastata Ameerika survele, külvates hirmu naaberriikide seas ja seades inimeste veevarustuse tulejoonele. Vastuseks Zeva rünnakutele tulistas Iraan rakette ja droone Katari, Bahreini ja Jordaania suunas. Samuti kahjustas see Kuveidis asuvat magestamise tehast, mis on selle väikese kõrberiigi jaoks ülioluline. Iraani riigimeedia teatel palub energeetikaminister elanikel pärast rünnakuid Bandar-Bandarabasi ja selle ümbruse taristule vähendada tarbimist. President oli juba varem hoiatanud, et kui riik ei naase läbirääkimiste laua taha, rünnatakse sildu ja elektrijaamu. Kuveidi elektri, vee ja taastuvenergia ministeerium kinnitas jaamas tekkinud kahjusid. Teatas, et paljud tootmisüksused on peatatud ning ütles, et töötab süsteemi taastamise nimel. Kuveidi võimud omistasid selle teo Iraanile. Jaam ühendab elektritootmise ja soolavee magestamise, mis on Pärsia lahe piirkonnas tavaline kombinatsioon. Kui elektritootmine saab kannatada, satub ohtu ka vee tootmine. Kuveit suutis tulekahju kontrolli alla saada, kuid see juhtum näitas, kuidas üks ainus rünnak võib korraga seada ohtu kaks olulist teenust. Kuveidi sõltuvus seletab, miks see rünnak tekitab nii palju muret. Umbes 90% riigi joogiveest tuleb merest pärast tööstuslikku töötlemist. Sajad tehased asuvad koondunult rannikule, paljud neist sadamate, rafineerimistehaste ja sõjaväerajatiste lähedal. Üle 90% Pärsia lahe magestatud veest toodetakse vaid 56 suures rajatises. Rida rünnakuid nendele punktidele võiks põhjustada veepuuduse tervetes linnades vaid mõne päevaga. Naftat saab ladustada või ümber suunata, kuid joogiveel ei ole sellist ajavaru. Iraani tegevus tuli pärast uut USA pommirünnakute vooru Iraani lõunaosas. Ameerika Ühendriikide keskjuhtkond teatas, et nad tabasid 10 sihtmärke, mis olid seotud ranniku järelevalve, õhutõrje, sõjalise logistika ja merendusvõimekusega. Iraani riigitelevisioon teatas, et vähemalt 5 silda said tabamuse ning rünnakud jõudsid ka raudteejaama ja lennujaama Iraan Shaharis. Kui Washington piirab Iraani sõjalist liikuvust, reageerib Teheran tabades naaberriikide olulisi taristuid. See ei ole kontrolli näitamine. See on märk nurka surutud režiimist, mis püüab sõjalisi kaotusi kompenseerida tsiviilisikute survestamisega. Neljapäeval läbis väina vaid 3 kaubalaeva, samas kui enne sõda oli keskmiselt 125. Suured naftatankerid ja veeldatud maagaasilaevad jätsid selle marsruudi veel 1 päevaks kasutamata. Hirm on juba näha seisvates laevades, suunamuutustes ja energiahinna tõusus. Teine laev sai kergeid kahjustusi, kui ta liikus Omaani lähedal asuvas väinas. Briti merenduskeskus teatas, et tundmatu mürsk tabas laeva, kuid meeskonnaliikmete seas vigastatuid ei olnud. Iraan ei võtnud selle juhtumi eest kohe vastutust.
Samal ajal läksid Ameerika Ühendriikide merejalaväelased teisele naftatankerile, et blokaadi jõustada. Relvastatud mehed hõivasid samuti ühe laeva Aadeni lahes Jeemeni lähedal. Kuid turvaallikad, kellega Reuters rääkis, hindasid, et see juhtum näis olevat seotud Somaalia piraatlusega, ilma kinnitusteta Houthide osaluse kohta. Surve merel sulgeb olulised marsruudid Iraani režiimi jaoks. Ameerika väed on juba suunanud laevu kõrvale, teinud kahjutuks ühe laeva, mis ei allunud käskudele, ning kontrollinud teist laeva, et veenduda blokaadi täitmises. Välja saadetud jaanuaris. Eesmärk on vähendada Iraani nafta eksporti ja takistada Teheranil kasutada meretransporti oma tegevuste toetamiseks. Iraan vastab ähvardades Hormuzi väina ja andes märku, et võib hutisid õhutada. Kui see juhtub, satuvad kaks maailma tähtsaimat kaubateed korraga ohtu. Iraani vastulöök jõudis ka Katari ja Bahreini. Katar soovitas elanikud raketirünnakute ajal varjuda ning teatas, et killud vigastasid üht last. Jordaania teatas, et on tõkestanud 3 Iraani poolt välja lastud raketti. Plahvatusi registreeriti ka Põhja-Iraagis. Süürias teatas Iraan, et tabas Al-Tanfi Ameerika baasi. Süüria ja Ameerika võimud kinnitasid, et see koht oli juba evakueeritud ning ühtegi Ameerika sõdurit ei hukkunud ega võetud vangi. Washington valmistab juba ette võimekust suuremaks pealetungiks. Trumpi administratsioon teavitas Iisraeli, et kavatseb saada täiendavalt 10 tankimislennukeid. Ameerika ja Iisraeli ametnike sõnul, kellega Axios rääkis, sai Donald Trump uusi sõjalisi valikuid ning kaalub ulatuslikumaid rünnakuid Iraani elektrijaamadele, tuumarajatistele ja teistele strateegilistele objektidele. Lõplikku otsus pole veel välja kuulutatud, kuid lisajõud võimaldab hävitajatel kauem missioonil püsida ja kaugemaid sihtmärke tabada. Ühendriigid hoiavad juba umbes 30 sellist lennukit Ben Gurioni lennujaamas ja sarnast arvu Ramoni lennujaamas. Uute lennukite saatmine näitab, et Ameerika Ühendriigid soovivad säilitada tegutsemisvabaduse juhuks, kui Iraan jätkab Pärsia lahe riikide oluliste rajatiste ründamist. Ameerika kampaania eesmärk on avada Hormuzi väin, vähendada revolutsioonilise kaardiväe võimekust ja suurendada survet Iraani tuumaprogrammile. Rünnak Kuveidi jaama vastu tugevdab karmima vastuse vajadust, sest see seab piirkondliku vee turvalisuse samale tasemele kui energiajulgeoleku. Valides vee sihtmärgiks laiendab Iraan nende riikide arvu, kes hakkavad režiimi pidama otseseks ohuks oma linnade toimimisele. Turud tundsid šoki. Kuveidi, Katari, Bahreini, Omaani ja teiste piirkonna riikide jaoks on nüüdseks suundumus tugevdada õhukaitset jaamade, reservuaaride, sadamate ja elektrivõrkude ümber. Iga uus rünnak veevarustuse vastu suurendab survet võtta meetmeid, mis suudaksid hävitada Iraani süsteemid, mida kasutatakse rakettide ja droonide väljalaskmiseks, enne kui mõni teine oluline rajatis pihta saab. Suur tänu, et vaatasite seda videot lõpuni. Toetage meie projekti ja aidake rahaliselt kasutades ekraanil kuvatavat PIX võtmekoodi. Oleme sõltumatu kanal, mille eesmärk on anda teile tõest infot. Teie panus aitab meil jätkata. Olgu!